Ja järgmine kursus, mis ootab tutvustamist, on Statistics ja palun siia kursuse autorid. Nii, tere päevast! Mina olen Kaja Lutsoja, minu kolleeg Helena Maatina ja me võtsime siis endale ülesandeks teha üliõpilastele natukenegi vastuvõetavamaks selline kursus nagu statistika. Nii et tegemist siis sellise kursusega, mis nagu loomulikust ei ole väga populaarne, ei tekita sellist indu, et väga tahaks õppida ja olgem ausad, eks ole, et sõltumata sellest, mis keeles teda õpetatakse, ta ikkagi on üliõpilastele probleem. Püüdsime siis selle mitte väga populaarse nimetusega aine teha võimalikult kuulajasõbralikuks. Alustasime meie haridustehnoloog Sille soovitusel juba sellest, et tegime sellise sissejuhatava lühikese videoklipi, hästi sellise inimliku. Siis püüdsime üliõpilastele juba päris alguses näidata, kes me oleme, et ei oleks selline tundmatu anonüümne tegelane kusagil teisel pool ekraani. Et see on siis meie kursuse alguse vaade. Ja mis siis tingis vajaduse üldse sellist kursust disainida? Kõigepealt sihtgrupp ja sihtgrupp oli meil suhteliselt keeruline. Nimelt sinna sihtgruppi kuuluvad siis rahvusvahelise ärikorralduse õppekava bakalaureuseõppe üliõpilased ja neid on tõepoolest väga erinevatest kultuuriruumidest. Isegi ei oska öelda, mitme riigi esindajad meil sel aastal seal olid. No ma arvan, et üle 10 kindlasti. Ja lisaks siis sellele meil oli sooviks see kursus saada ka sellesse niinimetatud Euroteki kataloogi, Tehnikaülikooli päris heal tasemel konsortsium, et sealt tuleks meile siis kuulajaid juurde. Ja loomulikult, eks ole, on meil suhteliselt palju olnud Erasmus vahetusüliõpilasi. Nii et sihtgrupp on tõepoolest väga seinast seina ja lisaks siis nüüd nendele erinevatele inglise keelt rääkivatele üliõpilastele on meil ka siis oma kohalikud seal. Nii et selline tõsine kultuuriline miks. Ja väljatöötamise vajadus tegelikult oli ka selles, et me peame tänama otse öeldes koroonat. Et kõlab küll pahasti, aga nii ta paraku oli. Ja koroona aegadel siis läks edasi, et nii mitmedki olid siis oma koduriigis ja kauem ikka siis teeme üle veebi reaalajas, et kui me juba oleme need loengud ette valmistanud, sisse lugenud, siis võiks neid ju hakata korduvalt kasutama. Nii et suuresti jah, ma ütleks, et tänu sellele, et me olime distantsõppel, siis see kursus sellisena meil sai tehtud. Ja loomulikult, eks ole, kui on nii erinevatest kultuuriruumidest kuulajad, et need õpiharjumused on väga erinevad. Need on tõepoolest, kui meil on siin kogemus ka meie enda kohalike üliõpilastega, valdavalt siis eestikeelsed näiteks, eks ole, siis neil on ikkagi suhteliselt sarnased need õpiharjumused, aga kui meil tulevad siis tõepoolest erinevatest riikidest, siis taust on selline, et ilma mitmekesiste materjalideta ja ilma selleta, et me arvestaksime väga paljude eripärasid, paraku hakkama ei saa. Ja õpe on mahukas, see on ka kindlasti üks põhjus, materjale on mitte palju, vaid materjale on väga palju. Et 6 punkti aine küll, aga tõepoolest see teemade ring on päris lai. Ja läksime siis seda teed, et hakkasime kasutama kursusel pööratud klassiruumi. Et paraku, kui seda materjali on palju ja meeltame seda, et õpiharjumused on ka erinevad, siis jätta osalejatele piisavalt aega eelnevalt materjalidega tutvumiseks, enne kui me siis hakkame lahendama ülesandeid või tegema mingeid muid praktilisi töid. Et siis tundus, et see pööratud klassiruumi metoodika oleks päris õige valik. Ja millest siis hinne koosneb ja mismoodi me oleme siis selle praktikumi poole üles ehitanud? Leena jätkab.
Nii, kuna statistika on matemaatika haru ja tõepoolest statistika õppimine on keeruline, siis meil on ette nähtud mitu hindalist tegevust, mis aitavad üleõpilastel pidevalt õppida semestri jooksul, et neil ei tekiks õpilünkasid. Ja sinna alla kulub 4 hindalist testi. Testid, kõik 4 testi on Moodle'i testid ja need Moodle'i testid koosnevad teooria küsimustest. Selleks, et motiveerida õppureid õppida ka teooriat, kuna ülesannete lahendamine alati eeldab ka tulemuste interpreteerimist ja tulemuste interpreteerimine ilma teoreetiliste teadmisteta on võimatu. Siis 2 grupitööd. Grupitööd on andmeanalüüsi projektid, ehk üleõpilased peavad ise püstitama uurimisküsimust, liitma uurimisprobleemi, andmestiku ja seejärel teostama analüüsi. Ja grupitöö koostamise juhendid olid antud üleõpilastele semestri alguses ja liitavad Moodle'is. Siis grupitööd üleõpilastele väga meeldisid, siis nad toetasid sest nad aitasid õpilastel paremini õppida mitte ainult õppejõududelt, vaid kaasõppijatelt. Nii, ja siis vaheeksam võimaldas üleõpilastel valida, kas nad tahavad valida nii-öelda pika eksami formaati või lühikese eksami formaati. Vaheeksam tähendab seda, et õppematerjali esimene osa on siis õppematerjali esimese osa peale tehtud, moodustatud vaheeksam on tehtud juba semestri keskel ja siis eksamil, siis ajal on natukene lihtsam. Eksamiks on vaja õppida ainult kursuse teine pool. Ja aktiivsuse osalemise eest oli võimalik saada 10 lisapunkti, mis ka motiveeris õppureid väga aktiivselt osaleda praktikumites, konsultatsioonides ja koostada grupitöid heal tasemel. Ma ütleks, et eelmine esitlus, mis siin oli, et see tegi meid siiralt kadedaks. Et kui me saame rääkida, et üliõpilased vastastikku hindavad üksteist, et üliõpilased vastastikku hindavad üksteist ja avaldavad arvamust, me oleme seda katsetanud varasemalt ja ei hakka selles aines tööle, sest paraku, kui nad lahendavad seal erinevaid ülesandeid, siis keegi ei hakka teise ülesande lahenduse kohta jagama seal tagasisidet, arvamust, et ei saa paraku loominguliselt läheneda, kuigi nagu väga tahaks, eks ole, ja tõepoolest, et kuhu see katse välja viis, et hinnatakse siis vastastikku, viis välja selleni, et osad, kes siis ei süvenenud, need panid kõigile maksimumpunktid ja teine osa, kes siis natukene süvenesid, need olid siis üsna kriitilised. Et tekitas sellise üsna tugeva ebavõrdsuse hinnatavate vahel. Aga jah, et kui saaks tõesti selliste huvitavate näidetega, et kus siis on võimalik avaldada sellist isiklikku arvamust, midagi ette võtta, et siis väga tahaks siin kursusel rakendada ka. Nii, kuidas me selle suure hulga materjali oleme siis Moodle'i kursusel välja pannud, et teda oleks võimalik siis loogiliselt ja suhteliselt lihtsalt leida. Siin on näide sellest esimesest plokist, kus siis on meil sellised hästi üldised asjad, eks ole, sissejuhatuskursuses, laiendatud ainekava, eks ole, mis on 5-6 lehekülge pikk, see on ka selline natuke võib-olla liiga põhjalik. Siis koondasime siia erinevad juhised, juhendmaterjalid, nii et nad oleksid kõik ühes kohas ja siis hästi lihtsalt leitavad. Ja edasi nädala formaat, eks ole, kuna 16 nädalat see aine meil käib, et siis nagu teemade kaupa võib-olla jääb natuke segaseks kuulajatele ja nädalate formaat siis ka selliselt, et ei peaks siis olema see pilt kogu aeg vaataja jaoks lahti, vaid kui mingi nädal minevikus teda huvitab, siis ta saab lihtsalt selle nädala avada, mis on siis hiljem tema jaoks juba niimoodi kokku pakitud kujul.
Ja siin on üks näide ühest õppenädalast. Jällegi praktika näitab seda, et sellist pikka õpijuhist väga ei taheta avada. Aga kui meil on igal nädalal mingid kindlad tegevused, et hoida siis kuulajaskonda rakkes, et neil ei tekiks sellist tunnet, et sel nädalal võin ma ka mitte midagi teha, siis sai iga nädala juures toodud välja teema, eks ole, mis on selle nädala õpieesmärgid ja mida siis ühel või teisel nädalal tuleks kindlasti teha. Aga inimene on loomult laisk ja selleks, et teha need lihtsamad otseteed, siis siin on näha ka need lillakas punases kirjas teatud märksõnad, need on siis lingid vastavatele tegevustele, eks ole, et näiteks, eks ole, et võtta siis need instruktsioonid lahti, sealt nad saavad siis kohe sellele sõnale klikkides sinna lugemisjuhisse juurde, kus on siis küsimused vastava teema kohta või siis, eks ole, valmistu ette tehes enesekontrolli teste, samamoodi kiire tee sinna enesekontrolli testi juurde, et ta ei pea nüüd kusagil hakkama otsima, mis testist jutt käib või mida ma nüüd siis avama peaks. Nii, see on siis selline nädala juhiste näide ja selleks, et neid juhiseid tõepoolest oleks ka siis võimalik järgida, jagasime materjali 2 ossa, on siis need kas just kohustuslikud, kas just päris õige sõna on, aga need esmatähtsusega materjalid ja teine osa on siis täiendavad. Et kuna jällegi inimesed on väga erinevad, osadele meeldib väga lahendada ülesandeid, teine osa tahaks mingeid demosid seal katsetada, et siis see võimalus neile ka peaks jääma. Ja siin on siis selline täiesti tüüpiline nädal, kus siis on põhitegevusteks ongi need sisse loetud loengublokid, eks ole, selliste lühikeste moodulitena, et kuulaja vaataja kiiresti ei väsiks, vaid ta jaksaks selle jupikese ikkagi ära kuulata, siis loengute slaidid, et nad saavad need paralleelselt endale kõrvale võtta, lugemisjuhised, reading guidelines, mis siis koosneb lihtsalt sellistest küsimustest, millele peaks siis loenguid ja praktikume läbides saama vastata oma sõnadega, et aitab nagu siis teha vahekokkuvõtte, kas ma olen teemast aru saanud või ei ole. Praktikumide materjalid ja siis, mida see pööratud klassiruum siis tegelikult praktikas meil tähendas seda, et praktikumitunnid olid meil siis läbi viidud selliselt, et toimusid paralleelselt online'is ja toimusid paralleelselt siis ka auditooriumis. Ja kellel oli soovi siis tulla auditooriumisse kuulama, see võimalus neil oli, ja kes ei tahtnud tulla audikasse või oli kusagil kaugel, nemad siis said seda teha mujalt. Nii et praktikumitunnid on salvestatud ja et kuulaja ei jääks üksi selle materjaliga, siis igal nädalal tunniplaani järgselt oli siis meil see niinimetatud consultation discussion sessioon, kus siis kuulajad said enne praktikumitundi ja pärast materjalide läbitöötamist veel osaleda, küsida, kui neil jäi midagi segaseks. Et ütleme niimoodi, et need konsultatsioonitunnid oleks võinud olla populaarsemad. Oleks võinud olla. Aga head niigi. Ja tõepoolest, et kuna seal ikkagi osalejaid aeg-ajalt oli, siis näitas, et pööratud klassiruum sellisel kujul meil hakkas tööle. Ja need täiendavad materjalid, siin on ka üks selline üsna tüüpiline näide, mida me sinna siis panime üles, et mõne nädala peal on neid demosid natukene rohkem, mida katsetada, siin on neid siis ainult üks näiteks, enesekontrolli testid, täiendavad lugemismaterjalid ja et natuke oleks lõbu ja nalja ka siis mõne teema juures kas või ristsõnad, mitte ainult teemakesksed ristsõnad, vaid et näiteks kuna kuulajad olid valdavalt Eestist väljaspoolt, siis sai pandud ka Eesti geograafiat ja kultuuri puudutavaid küsimusi sinna ristsõnadesse, et natukenegi siis seda statistika poolt siis pehmemaks teha ja siis selle abil materjali paremini edasi anda. Nii, aga praktikumi pool, jälle see hästi vajalik.
Nagu Kaja juba ütles, me pakkusime 2 praktikumit nii-öelda paralleelselt, auditooriumis ja online praktikumi. Mina viisin läbi online praktikume ja online praktikumi ajal ma olen sisse loginud BBB keskkonda 2 arvutis. Ühes arvutis ma jälgisin chati ja teises arvutis, mis oli tavaliselt touchscreen tahvelarvuti, ma lahendasin ülesandeid. Ja mul on väga hea meel öelda, et praktikumites osavõtt oli väga heal tasemel ja üliõpilaselt pidevalt andsid mulle tagasisidet sellest, kas selgitamised on arusaadavad, kas ülesanded on neile keerulised või pigem mitte. Esitasid küsimusi nii mulle kui ka kaasõppijatele ja mõnikord, kui ma jätkasin ülesande selgitamist ja chati tuli küsimus, mõned kaasõppijad jõudsid vastata küsimusele kiiremini kui mina. Umbes nii, et õppejõud rääkis sellest 5 minutit tagasi, vaata peale loengut, peale praktikumi näiteks videot. Ja ma olen mitu korda saanud positiivset tagasisidet sellest, et üliõpilastele väga meeldis, kui heal tasemel on digiõppe vahendid Tallinna Tehnikaülikoolis. Mõned ütlesid, et nad on lausa positiivselt üllatunud, et tõesti on nii head võimalused ja siinkohal suur tänu haridustehnoloogidele ja multimeediaspetsialistidele, kes aitasid meil teha kursust nii heal tasemel. Nii, aga lisaks praktikumitele veel üks praktilise tööliik, grupitööd. Nagu ma juba ütlesin, grupitöö on andmeanalüüsi projekt ja ma arvan, et see oli kõige keerulisem hinnatav töö, sest kui üliõpilased lahendavad ülesandeid praktikumis, kui nad lahendavad ülesandeid vaheeksamil või eksamil, siis küsimused ja andmestik on juba antud neile õppejõu poolt, aga grupitööde korral nad peaksid ise leidma uurimisprobleemi, püstitama uurimisküsimust ja leidma andmestiku. Ja kuna andmeanalüüsi projektid selle kursuse raames on väga vajalikud, siis me pakkusime üliõpilastele tugigrupi konsultatsioonide näol. Ja gruppide moodustamine toimus Moodle'i keskkonnas, kasutades group self-selection vahendit ja konsultatsiooni aja planeerimine toimus ka Moodle'is, kasutades vahendit Scheduler. Ja kui grupi konsultatsiooni aeg oli planeeritud, siis ma saatsin kõigile grupi liikmetele ja Kaele Teamsi kutse ja siis konsultatsioon toimus Teamsi keskkonnas. Ja grupi konsultatsioonid tavaliselt ei olnud pikad, 20–30 minutit. Üliõpilased selleks ajaks valmistasid juba oma andmeanalüüsi projekti mustandi ja tulid konkreetsete küsimustega ja konkreetsete probleemidega. Ja meie jagasime ideid, kuidas probleeme saab lahendada ja juhiseid, kuidas saab grupitööd edasi arendada. Ja üliõpilased mitu korda ütlesid, et grupi konsultatsiooni formaat neile väga-väga meeldis. Nii, ja viimane slaid tagasisidestamine. Nii, semestri jooksul me andsime pidevalt õppuritele tagasisidet. Esiteks oli automaatne tagasisidestamine, 4 edenemisriba ja siis enesekontrolli testid ja hindelised testid Moodle'i kaudu. Kokku oli 14 enesekontrolli testi ja peale iga teema läbimist oli võimalik kohe sooritada enesekontrolli testi ja saada teada, kas
teadmised on omandatud heal tasemel või ikkagi on vaja juurde õppida. Ja lisaks sellele andsime tagasisidet grupitöödele Moodle'i kaudu koos kommentaaridega, oli parandatud vaheeksam ja eksamitöö ja lisaks tagasisidele õppijad said edasisidet. Päris kursuse algusest me ütlesime neile, millised tegevused, õpitegevused ootavad neid, millised on õpiväljundid, millised hinnatavad tööd ja nii edasi ja nii edasi. Ja semestri jooksul läbivalt iga teema juures me rääkisime sellest, kuidas iga teema on seotud järgmiste teemadega ja millisel juhul meil on vaja täna arutlevaid aspekte lähitulevikus. Nii, ja üleõpilased andsid ka tagasisidet 2 või 3 korda semestri jooksul. Meil oli küsitud tagasiside start, stop, continue tagasisidestamise keskkonnas ja siis Moodle'i kursuse lõpus oli ka tagasiside küsitud ja standardne tagasiside õisis. Ja Moodle'is tagasiside on väga oluline, sest tagasiside õisis sisaldab küsimusi, mis on suunatud kõigile ülikooli tudengitele, aga kursused on väga erinevad ja ma arvan, et iga kursuse korral peab olema tagasiside, mis on spetsifitseeritud just selleks kursuseks. Hindajate kommentaarid ja see on viimane slaid. Kui me lugesime tagasisidet, et ma ei tea, kas need inimesed, kes seda meie kursust hindasid, ka siin kuulajaskonnas on, aga see oli vapustavalt suur töö, mis oli ära tehtud, et ma ei uskunud, et see kursus nii põhjalikult peaaegu, et rida-realt ette võetakse, et väga suur tänu sellise tohutult põhjaliku töö ja kommentaaride tagasiside eest. Et mis on nüüd üks küll väärt tähelepanek ja mida me kindlasti võtame käiku, on see, et nendesse salvestatud loengumoodulitesse panna vahele küsimusi, mis võtaksid kuulajal sellise rutiini maha, et okei, kuulan selle jutu ära, vaid et nad saaksid küsimusele vastates korraks nagu tõmmata pidurit ja mõelda, et kas ma ikka sain aru sellest, mida räägitakse. Ja siis, kui ta aru ei saanud, siis suunatakse sinna selle ploki juurde, kus sellest parasjagu just räägiti, et jälle saaks uuesti järje peale. Et selle mõtte me kindlasti sellest hindajate tagasisidest võtame kaasa ja rakendame siis nii kiiresti, kui seda õnnestub. Ja just see, et mis on ka väga hea tähelepanek ja kindlasti rakendame, on see, et kasutada nendes enesekontrolli testides erinevaid küsimuste tüüpe. Sest seni, eks ole, hea mugav variant on võtta need valikvastustega küsimused ja see tekitab rutiini. Ja siis on juba osalejal suhteliselt igav, et okei, klikin ära sealt 5 vastuse hulgas, ma tean, et üks on õige ja läheb natukene võib-olla loterii mängimiseks. Aga kui tal on seal erinevad küsimused, siis see hoiab, ma ei saa öelda, et hoiab virgena, aga hoiab rohkem aktiivsena. Et võib-olla, kus ta peab mõne sõnalise vastusse kirjutama, mõne numbrilise vastusseks või midagi kusagile lohistama, et neid kindlasti oleks vaja rohkem kasutada ja see on tõeliselt selline hea ettepanek, mida me rakendama hakkame. Aga ma arvan, et see on ka teistel suureks probleemiks, see õpikogukonna tekkimine ja ei hakka see foorum meil tööle. Et oleme küll katsetanud igasuguseid variante ja igal nädalal siis surume ka mõtet, et postitage oma küsimusi foorumitesse, siis me näeme, millega teie hädas olete, kaasõpilased või kaasüliõpilased oskavad sekkuda, eks ole, näevad, millega teised hädas on. Ei hakka tööle. Ja kuigi on lubatud boonuspunkte, eks ole, aktiivsuse eest, ka see ei ole piisav selline vahend, millega siis neid sinna foorumisse kuidagi meelitada. Aga ometi õpikogukonnad on tekkinud, töö käib, järelikult suheldakse kusagil mujal ja suheldakse aktiivselt kusagil mujal. Et siis sellest ka siia lõppu üks meiepoolne küsimus, et kas õppijate foorum Moodle'is, et äkki see on ikkagi nagu vananenud tööriist juba praeguste õppijate puhul, et natukene ainet mõtlemiseks.
Nii, aga me oleme nüüd oma aja enam kui küll ära kasutanud ja väga suured tänud tähelepanu eest. Aitäh teile väga põhjaliku tutvustuse eest. Õnneks meil aega on ka küsimusteks ja väga head tähelepanekud olid ja selline vastastikune tänutunne, et hindajate kommentaarid olid ka teie jaoks väga tänuväärsed ja hindajad tõesti said ka kindlasti ise siit häid nippe. Ma küsin võib-olla ühe sellise küsimuse, et teil oli väga hea kursus, aga kui te peaksite nüüd täna hakkama uut kursust tegema, et kas te siis midagi muudaksite? Tegelikult me alustasime uue kursusega. Me alustasime tegelikult eestikeelse statistika kursusega ja tahaks teda ka, mitte küll päris samasse formaati viia, aga sarnasesse formaati. Ja mida me muudaksime? Jah, need... Ei pea muutma, ma lihtsalt küsin. Tõepoolest need loengutele vahele need küsimused, mis natukene siis hoiaksid ärkvel kuulajad, et selle kindlasti paneksime sisse. Et see on küll üks kindel muutus, mida teeks. Ja sellel eestikeelsel kursusel, mida me hakkame arendama, on 2 suurt sihtgruppi. Üks on haldusjuhtimise voorutudengid ja teine on ehituse valdkonna tudengid. Ja meil on plaanis koostada igale voorule eraldi ülesannete paketi, mis on paremini seostatud erialaga. Aitäh, aga nüüd ma annan ka kuulajatele sõna ja küsimuste esitamiseks, et meil on veel aega. Nii, kas on mõni küsimus tekkinud sellise huvitava kursuse nagu statistika kohta? Jaa, palun. Ma olen ise ka tegelikult statistikaõppejõud Tartu Tervishoiu kõrgkoolis, aga ma tegelikult ei tahtnudki selle kohta küsida, selle kohta ma küsin võib-olla, ma ei tea, torti süües. Aga nagu kribeldama jäi see, et mille poolest siis on erinevad eestlased ja mille poolest siis te tõite välja, et õpiharjumused, Mille poolest on eestlased erinevad, on see, et nad ei tule sageli oma selliste huvitavate nõudmistega, et nad on kuidagi ettearvatavad. Et nende puhul on teada, eks ole, mis on nende selline gümnaasiumi keskkooli taust ja ei tule nagu selles suhtes üllatusi, ei meeldivaid ega ka ebameeldivaid, mida mõnikord välistudengitega ikkagi tuleb. Et eestlased on harjunud selle meie ülikooli rutiiniga natuke rohkem. Et see on kindlalt erinevus. Ja õpiharjumuste poole pealt ka, et võib-olla jällegi see ei kõla päris hästi öelda, et kohalikud üliõpilased on nagu, lepivad rohkem selle klassikalise loengu formaadiga ja välistudengid mitte nii väga. Oi, seal on tõesti erinevate rahvuste esindajad, et võimatu öelda, India, Pakistan, Türgi, soomlasi on hästi palju, ukrainlasi on päris palju. Gruusiast mitu aastat järjest, meil on 5-7 üleõpilast, siis Lätist. Lätlasi on olnud, leedukaid, Kosovo oli sel aastal. On olnud. Et tõepoolest see on nagu väga seinast seina ja tõesti igaüks tuleb nagu oma lastetoaga, eks ole, ja oma selle teatud keelarvamusega, et seal peab olema valmis ja igasugusteks ootamatusteks. Aitäh, igal juhul väga rahvusvaheline kursus siis. Kas on veel küsimusi? Et võite julgelt veel ära küsida? Mis maht oli? Kuus aine. Jah, et päris mahukas kursus. 10 on lisaks veel. Nii et kes nagu ekstra tublid on olnud, neil on võimalik saada üle 100%. Tundub, et rohkem küsimusi. On üks küsimus veel. Palun. Kui te nüüd peaksite hindama, kui palju te olete aega kulutanud selle just nimelt veebikursuse valmis tegemise peale, siis mis see ajakulu võib olla? Ei tea. Palju. Seda on jah võimatu kokku võtta, sellepärast, et
et ütleme, siin on läinud mitte ainult üks suvi ja sügissemester, vaid ka teatud aeg siis varasematest aastatest, kus me oleme neid materjale saanud kasutada. Ja meil oli selle kursuse pilootprojekt ka ühe semestri jooksul ja alles siis paneme Eurotech kataloogi kursuse ja hakkasime jooksutama. No nii, vaatamata sellele, et on kursuse tegemine võtnud palju aega, tundub, et on olnud põnev, sest alustati uue kursusega. Nii, suur tänu teile ja aplaus ja loodame järgmisel aastal näha uut kursust. Aitäh!